Üks pere kodu hävib leekides, kuid see oli alles algus. Ja miks ta ressis teil veidi toas püsida? Aga tema, ma ei tea, kas ta tahtis, et me tules ära põleksime või midagi sellist. Maja sees leiavad tuletõrjujad mitu last, kellest mõned ei pääse elusalt välja. Ja naine, keda süüdistatakse selle jõhkra teo toimepanemises, on just see inimene, kes pidi neid lapsi kaitsma. Mis sind jõmutas? Kui ma peaksin olema, kui mul peaks olema nuga. Kas ta tõmbas täna noa välja? Ma ei tea, ta tõmbas beebi ees noa välja, aga ta ei tõmbanud noa kellegi teise ees välja. Aga selle väikese tüdruku peale ma arvan, et ta tegi seda. Ja siis, kui ma ütlesin, ta tapab kõik teised ka kaasavatud tema sõdra. Kas olid hoiatusmärgid? Kas seda oleks saanud ära hoida? See oli mõnda aega hea, kuni nagu alles hiljuti, ütleksin ma. Ma olin mina, kui tal sündis viimane laps. Selles episoodis vaatame lähemalt üht Georgia kõige südantlõhestavamat perekonnatragöödiat ja küsimusi, mis on endiselt õhus selle kohta, mis viis ema mõeldamatule teole. Nii et küsimus. Teate, miks ta on ikka veel elus? Ma mõtlen, kas sa plaanid temaga ikka veel koos olla? Tere tulemast saate Female Criminals sellesse episoodi. Mina olen Elisabeth Milner. Paldingi Mako on Georgia. Just seal kohtume selle nädala naiskurjategija Darlene Bristeriga. Darlene sündis 1982. aastal. Me ei tea palju tema lapsepõlvest, kuid me teame, et 2002. aastal abiellus ta mehega nimega Ricky Brister. Rohkem kui 17-aastase abielu jooksul sündis paaril 7 last. 2022 aastaks oli Darlene ja Ricky 16-aastase, 14-aastase, 11-aastase ja 9-aastase lapse vanemad 5-aastase, 3-aastase ja nende noorim vaid 9 kuu vanune. Võib-olla olid nad välismaailma jaoks lihtsalt 9-liikmeline perekond. Aga kas keegi teab tõesti, mis toimub nende naabrite suletud uste taga? Sest Bristeri kodus toimus midagi, mida keegi ei osanud ette näha. 2022. aasta 24. juunil vahetult enne 9:30 õhtul Paldingi maakonna häirekeskus saab kõne tulekahjust ja kodusest konfliktist Woodwind Drive'il asuvas majas. Tuletõrjujad tormavad aadressile, kus nad avastavad, et Bristeri kodu on leekides ja majas on lõksus lapsed. See on õudne vaatepilt. Naabrid ütlevad, et nad nädid, kuidas 2 last hüppasid põgenemiseks teise korruse aknast välja. Tuletõrjujad võitlevad leekidega, kuid kui tuli lõpuks kontrolli alla saadakse, avastavad nad olukorra, mis on palju laastavam kui tuli ise. 3-aastane ja 9-kuune beebi kuulutatakse sündmuskohal surnuks. 11-aastane, 9-aastane ja 5-aastane viiakse kohe haiglasse. Kuid 5-aastane Bristeri laps sureb lõpuks saadud vigastustesse. Ainult 3 inimest pääsevad kodust elusalt ja vigastusteta. Bristeri 16-aastane, 14-aastane ja Darlene Brister. Detektiivid tuvastavad, et tulekahju ajal polnud Darlene'i abikaasa Ricky Brister kodus. Nad tuvastavad ka, et Bristerite 5-aastane laps, 3-aastane laps ja 9-kuune beebi ei surnud tulekahju tagajärjel. Nad suri pussitamises saadud vigastustesse. Teismelised Bristerid väidetavalt ütlevad sündmuskohal olevatele politseinikele, et nad teavad, kes ründaja on. Nende ema Darlene. Politseinikud leiavad Darlene'i endiselt kimistult ja võtavad ta vahi alla. Kuidas saab kodus, kus elab 7 last, kujuneda kujuteldamatu tragöödia toimumispaik? Mis võiks motiveerida ema tegema midagi sellist oma enda lastele? Samal ajal, kui Darlene istub vahi all, naasevad detektiivid järgmisel hommikul naabruskonda, otsides vastuseid. Tere, vabandust, et teid tülitan. Ma tean, et on vara. Kas sa olid eile õhtul kodus, kui see kõik juhtus? Kas sa oleksid nõus meile ütlusi andma? Ma olen juba kirjaliku seletuse andnud. Sa oled juba kirjaliku seletuse andnud? Jah. Mina ja mu naaber seal, sest tema tuli ja kutsus mind. Kui see tisub? Aknast välja. See naaber ei ela Bristerite majast väga kaugel. Ta ütleb, et märkas pingemärke vaid päev enne tragöödiat. Hetked, mis tagantjärele tunduvad hoopis teistsuguse tähendusega. Noh, vaata, sa olen mina. Ma tean natuke sellest mehest. Isa, ma mõtlen. Ta tuleb vahel siia ja räägib meiega. Ma ei tunne teda nii hästi, aga ma tean, et pühapäeval olin ma siin väljas ja jõin kohvi pühapäeva hommikul. Ta pakkis kõik oma asjad kokku, kõik riided, jalanõud, kõik. Ta viskas beebi turvatooli ja vankri sõiduteele. Nad olid nagu mahtuniversaalist välja võetud. Aga ta võttis kõik sealt välja, pani kõik oma asjad sinna. Ja ma märkisin, et ta oli terve nädal ära. Ta polnud terve nädala siin. Ja see on haruldane, sest nad ei tööta ega midagi. Nad on tavaliselt kogu aeg kohal. Kumbki neist ei tööta?
Ma tean. Nad on seal iga päev, terve päeva. Ja nii, ma mõtlesin tead ja ma arvan, et see oli umbes detsembris, aga ma võin selles eksida. Politsei kutsuti siia ja nad viisid ta minema ja kõik. Ja ta tuli siia kas hiljem samal õhtul või järgmisel päeval ja selgitas meile, mis toimub ning ütles, et ta oli võtnud noa või midagi sellist ja ähvardas nad kõik ära tappa ja muud sellist. Ja ma ütlesin lihtsalt, et kuule, ja ta ütles, et sellepärast nad ta ära viisidki, sest nad tahtsid ta hindamisele saata või midagi sellist. Ja. Tead, siis mõne päeva pärast oli ta tagasi. Kas sa oled kunagi kuulnud neid tülitsemas või vaidlemas? Ma mõtlen, aga see ei oleks kunagi midagi sellist, nagu ma ütleksin, aga sa kuuleksid neid valjamini edasi-tagasi, tead küll. Aga kunagi polnud mingit paugutamist või tead küll asjade lõhkumist või ropendamist või midagi sellist. Tead küll, aga sa kuulsid neid. Tead küll, vaidlemas edasi-tagasi, tead küll mitte tihti, aga ma kuulsin neid. Peredel on lahkarvamusi muidugi, aga pärast seda, mida see naaber uurijatele räägib, paneb see mõtlema, kas hoiatusmärgid olid kogu aeg olemas. 2 päeva hiljem on detektiivid taas naabruskonnas. Kuigi mõned kirjeldavad Bristereid kui perekonda, kes hoidis end omaette, räägivad teised naabrid hoopis teistsuguse loo. Kas te teadsite mõnest tülidest või kodustest vägivällast? Ja kõik tundsid Koodvägivällast. Mis juhtus? Ma tean teema. Ta jõudis koju tagasi, nad pidid ta sealt ära viima, sest ta üritas kõiki tappa. See oli umbes oktoobris või novembris, midagi sellist. Millal see oli? Umbes eelmise aasta oktoobris. Eelmise aasta oktoobris? Ta oli ära umbes paar kuud. Ja tuli tagasi. Ja ta oli täiesti löödud, sest ta tundis end paremini. Siis see viimane. Laupäeval. Ei, mitte see laupäeval. Enne seda nad läksid tülli. No ta läks temaga jälle tülli. Ja ütles, et teeb sama asja, et tapab ta ära. See kellest naaber räägib, on Darlene Brister ja pärast seda, kui nad said teada süüdistustest tema vastu, hakkasid nad teda äkki hoopis teise pilguga vaatama. Kas te nägite isiklikult midagi, kui olukord juhtus? Jah ja ei. Ema oli tagahoovis ja ma ei teadnud seda. Kogu aeg seisisime otse seal oma naabri tagumise aia juures, aga see oli ka nagu otse nende aia ääres. Aga ema oli kogu aeg tagahoovis ja me ei teadnud seda enne, kui politseinikud käskisid tal maha heita või käed üles tõsta. Midagi sellist. Okei. Mida sa enne seda nägid? Nagu siis, kui see kõik algas? Ma ei näinud enne seda midagi. Okei. Ja kui sa saaksid lihtsalt anda meile tunnistaja ütluse selle kohta, milline ta lastega oli, nagu sa meile rääkisid ja siis mida sa nägid? See ei aita teda ju, eks, sest ta peab ise kohal olema. Jah, see ei aita teda. Me lihtsalt räägime sellest, milline oli tema iseloom varem ja milline ta on praegu. Jah, see on täpselt see, mida sa just ütles meile. Lihtsalt selleks, et kohtusüsteemile näidata, tead küll, kas naabrid nägid teda varem perega käitumas. Jaa, ma tõesti. Ma ei tea, kas ma tõesti lihtsalt ausalt öeldes arvasin, et ta oli nagu vaimust vaevatud või midagi. See oli täielik muutus. Ta nagu läks hulluks või midagi sellist. Ja ma saan aru, et ta on koduõppel ja istus aia peal, aga see on närvipapustus, mitte see, mida ta tegi. Ja nüüd. Naabrid saavad rääkida ainult sellest, mida nad väljaspoolt on näinud. On üks inimene, kes tunneb Darlene'i paremini kui keegi teine. Tema abikaasa, Ricky Brister. Kas sul on mõni vaimulik või keegi, kellega sa saad rääkida või keegi, kelle poole pöörduda? Ma mõtlen, see ei pea olema tingimata vaimulik. Ma lihtsalt kasutasin oma telefoni. Seda ma kasutasin. Enne, aga see pole oluline. Ma pean rääkima. Ma pean kellegagi rääkima. Hästi. Miina. Lihtsalt ei taha seal olla. Ma ei saa. Maasta. Rohkem tähelepanu pöörata. Ma ei. Siin on midagi. Aage, mu pere ei lähe sinna, aga sul on ikka veel lapsed, Siim. Ma teen seda. Sa pead olema, eks?
nii et lase see kõik välja enne, kui need siia tulevad, sest sul on vaja tugev olla. Jah. Hästi, sa saad sellega hakkama, eks? Ma saan sellega hakkama. Ma saan sellega hakkama. Detektiivid pööravad oma tähelepanu Rikile, mitte sellepärast, et oleks kahtlusalune, vaid sellepärast, et kui keegi saab aidata neil mõista, mis selle ööni viis, siis on see tema. Riki vaatenurgast on perekond juba mõnda aega püüdnud vee peal püsida. Mis tööd sa teed? Kus sa töötad? Ma olen praegu töötu. Okei, kui kaua sa oled olnud töötu? Olen olnud töötu alates pandeemia algusest. Olen olnud töötu alates Covidist 2020 aastal. Ja. Olgu, mida sa tegid enne aastat 2020? Ma töötasin Dollar Generali poes. Olgu. Mis puudutab toetust, siis kuidas praegu isa perele toetust pakutakse? Meie tegime nii, et me võtsime välja, tead küll, nagu tulumaksu tagastus, mida me aasta jooksul saame. Ja me ei raisanud seda. Me maksime kõik oma arved ära. Maksime arved ette terveks aastaks. Olgu. Ja me olime Section 8 programmis. Olgu. Nii et Section 8 maksis kogu arve kinni. Olgu. Yeah. Me saime valitsus- ja toiduabi talonge. Olgu. Jah, see oligi nii. See oli mõnda aega hea, kuni üsna hiljuti. Ma ütleksin, et olin siis, kui tal sündis viimane laps. Lõpuks tema, mina, ma ei teadnud, ma ei saanud kunagi aru, et tal oli raske depressioon. Tal diagnoositi see, aga tal oli ka sünnitusjärgne depressioon. Nii et tal oli psühhiaater. Nii et me... See oleks peaaegu nagu vaidlus. Peaaegu iga teine päev ja mõnikord möödus nädal ilma vaidluseta. Siis, tead, see oleks tema... Ta ei võtnud kunagi vastutust selle eest, mida ta tegi. Siis kaasasimegi nõustaja. Mäletate, uurijad said juba naabritelt teada varasemast juhtumist, kus Darlene väidetavalt viidi peremajast ära. See juhtus vaid mõned kuud enne tulekahju, mis tähendab ka seda, et see oli lühikest aega pärast tema 7. lapse sündi. Kas uurijad võivad endalt küsida, kas sünnitusjärgne depressioon viis mõrvade ja tulekahjuni? Nii et... Mul on küsimus. Me vaatasime teie tausta ja näeme, et teil on laste väekohkemise ajalugu. Räägi mulle sellest. Jah, see oli siis, kui tema poeg tuli sisse. Umbes 25. Ta on nüüd umbes 25 aastane. Jah, ta on umbes 25, tead küll. Ja tal polnud elus üldse distsipliini. Lihtsalt, tead küll, tema ja tema ema tulid samast kohast. Neil ei ole... Ta ei tundnud oma ema, nii et nad nagu hulkusid tänavatel või midagi sellist. Nii et esimestel aastatel... Tead, ma ei pannud talle üldse käsi külge, sest ma usun, et enne kui sa lapsele käed külge paned midagi sellist teed, pead sa teda tundma õppima. Ja ma olen kristlane, nii et ma pean pepulaksu õigeks. Aga näiteks ta läks kooli ja ütles midagi. Tead küll, kuidas lapsed võivad olla. Ja ta ütleb, et ta ei tee oma tööd või midagi sellist. Ja kui ta sai litsa, see talle ei meeldinud. Nii et ta rääkis sellest nõustajatele ja nad pidid selle olukorraga tegelema. Nüüd iga kord, kui nad välja tulid, oli umbes nii, et okei, sa tead küll, see ei kesta isegi nii kaua. Me võime siin olla umbes 3 kuud või nii. Nii et küsimus. Su naine, ta on ikka veel elus. Ma mõtlen, kas sa plaanid temaga ikka veel koos olla? Mine. Ma ei tea, Ta vajab abi. Ma armastan teda. Aga ta vajab abi.
Ma ei saa. Ta ei võtnud oma ravimeid. Ma tõesti ei tea, mida selle olukorraga praegu peale hakata, ausalt öeldes. Olgu. Ma ei ole veel otsust teinud. Ma mõtlen, ma armastan teda, ja ma tean, et Piibel ütleb, et kuni surm meid lahutab ja ta ei ole surnud. Ja ma tõesti usun, et tuleb teha nii, nagu Piibel ütleb, aga see on tõesti ma ei raske. ütle seda. Võib-olla. Olgu, nii et ma arvan, et sa mõtled lahutust. Kas see on see, mida sa mõtled oma... Mina ei mõtle. Ma mõtlen nagu, kui ma ütlen, et ole temaga, siis ma mõtlen pärast sind ja lapsi, kui ta juba... Ma kuulen, kui ta välja saab. Kas sa jääd siis temaga kokku? Ei. Ma arvan, et selles olukorras, kui ta välja saab, ma ei tea, ta peab olema... Ei, me ei saa temaga kokku jääda, sest ta ei ole piisavalt stabiilne. Ta ei ole. Ma ei saa. Olgu. Ta ei ole piisavalt stabiilne, sest tal oli Section 8. Ja sellepärast oligi tal võimalus mind pidevalt välja visata. Nii et... Ja see oli üks põhjusi, miks pidin minema oma ema juurde. Nii et ma pean sellest üle saama. Ja mina isiklikult, ma tahaksin, et mul oleks teate küll lihtsalt, et saaksin teda külastada või midagi sellist vähemalt mõneks ajaks. Olgu, aga tema kui tema. Nii et me ei pidanud olema üleminek ja sa pead eenduma, et ta on vaimselt valmis. Ta on vaimselt stabiilne, enne kui ma üldse luban sellel juhtuda. Ja mina, sest see ei saa juhtuda. Ei. Ricki vaatenurk on vaid üks osa puslest. Uurijad tahavad kuulda ka teiste pereliikmete arvamust. Neil on alati olnud suuri probleeme. Alguses see on nagu cultus. See on politsei ülekuulamine Darlene'i venanaise Kaylee Hilliga. Isegi pärast seda, millest Darlene'i süüdistatakse, ei hoia ta oma tundeid Ricki suhtes tagasi. See on see, mida ma mõtlen. Tal on oma enda religiooni versioon. Ta on nartsissist. Ma ei osanud täpselt öelda, mis see oli, aga kui ma seda meditsiinitöötajatele kirjandasin, siis tema ütles kohe, et see on nartsissist. Nii et ma seletasin neile, mis see tähendab. Ma ütlesin, et see on nartsissist. Ta on nartsissist. Ta ei saa kunagi milleski eksida. Ja tal peab alati kontroll olema. Ja kõik, mida ta ütleb, on väga manipuleeriv. Kui tal sündis Donovan, pidi ta ise haiglasse minema. Keegi polnud temaga. Ma ei tea, kas Barbara üldse sai teda näha, kui tal laps sündis. Kui ta oli haiglas. Aga minu teada polnud temaga kedagi. Nii et kui ta koju tagasi jõudis, ta pidi jälle hakkama süüa tegema, koristama ja hoolitsema. Kuigi tal polnud kedagi enda kõrval. Ricki ütles, et ta peab lastega koju jääma. Nii et ta sünnitas lapse lüpsi ja me saime sellest teada alles hiljem. Ja siis juhtus sama asi ka. Lapsega, kellel oli võlakirjapäev. Lõpuks läks ta üksi haiglasse. Ja sünnitas lapse. Seekord ta ei lasknud end steriliseerida. Ricki oli selle pärast pahane. Ja seda ta mulle ütleski. Ricki oli pahane selle üle, et ta lasi end steriliseerida. Ja ta oli häiritud, sest selle lapsega seal oli meditsiiniline probleem. Ma ei tea, kas ta tekkis verejooks või oli midagi, mille tõttu nad pidid tegema natuke rohkem meditsiinilist sekkumist. Või midagi sellist. Igatahes ta lasi end steriliseerida ja üks arstidest oli mees. Arst, kes päästis tema elu, kes iganes teda verejooksuga või millega iganes aitas, oli mees. See oli mees. Ja Darlene ütles mulle, et Ricki sai pahaseks, sest arst oli mees. Ja mina mõtlen endamisi. Darlene, kallis, sa oled kohe suremas. Meid ei huvita, kes sind päästma tuleb. Sind on vaja päästa. Kaylee hakkab siis üksikasjalikult rääkima Darlene'i lastest. Oma tähelepanekute põhjal oli mõned asjad, mis tundusid talle kahtlased. Ma olin just lõpetanud oma töö koolijuhina ja ma töötan personaliosakonnas ning tegelen Title 9-ga, mis puudutab soolist diskrimineerimist ja seksuaalset ahistamist.
See ongi minu igapäevane töö. Nii et selles rollis mul olid mõned mured, sest kõigil lastel on oma kõnemaneer. On kõne ja keele probleemid. Kõigi nende kõne on väga puduune. Ei ole korralikku hääldust. Nii et on näha, et need lapsed pole saanud kellegagi väljaspool oma ringi rääkida. Oma kodu. Sest tead ju, et suhtlus teiste inimestega aitab sul arendada oma kõneoskust. Põhjus, miks mul enam pole oma kodulinna maa kõnepruuki, on see, et sa lähed välja, suhtled teiste inimestega ja sulandud. Nii et oli näha, et neil seda ei olnud. Neil ei olnud seda võimalust. Neil on tugev ärevus. Väga häbelikud. Ta oli tõesti hea ema. Ja ta tuli külla ning veetis aega minu lastega ja armastas neid. Ja ma lubasin tal olla oma lastega üksi. Ja kas sa arvad, et kui ma oleksin arvanud, et ta kavatseb reedel midagi sellist teha, oleksin ma lasknud tal oma laste lähedalegi minna. Aga ta oli suurepärane. Ta oli suurepärane tädi. Ta suhtles nendega. Ta tegi nendele kunstiprojekte ja see kehtib nii minu laste kui ka tema laste kohta. Keegi ei oleks arvanud, et sa siin niimoodi välja kujuned. Ma oleksin siin all olnud. Ma oleksin ise siia alla tulnud, ta kaasa võtnud ja ta haiglasse viinud. Aga ma tõesti tunnen, et ja see ei ole õige. Aga selle psühhootilise episoodi ajal ma tundsin, et ta üritas põgeneda. Ma ei usu, et ta tahtis ellu jääda. Ma ei tea, ma kuulsin, et ta oli taga verandal. Ma olen kindel, et ta kavatses seal istuda, kuni leegid ta samuti neelevad. Sest see Darlene, keda mina tean, ja see Darlene, keda ma nägin, polnud samad, sest me ootasime. Ma olin valmis alustama elustamist. Nemad proovisid, sa tead küll helistada. Aga tead, ta toitis neid, riietas neid, armastas neid. Nad olid lihtsalt väga piiravas keskkonnas. Nende ülekuulamiste käigus kerkib esile veel üks küsimus. Kas see juhtus hetkeajal või oli see ette planeeritud? Kui uurijad intervjueerivad Ricky Bristeri ema Vickyt, ilmneb šokeeriv detail. Kas võin teile rääkida loo, mille mu vanema mulle rääkis? Ja Ma ei usu, et see oli hiljutine. Ei, see puudutas neid kõiki. See oli nende kõigi jaoks uus. Olgu. Ta andis neile sel hommikul tablette. Need olid unerohud. Tüdrukud ei võtnud omi. Ainult üks tüdrukutest võttis oma tabletti. Nad magasid. See teine tante ja see teine, kes sisse läks. See on see, mida mu laps mulle ütles. Ja kui ma see läbi mõtleksin. Mõnikord on raske seda öelda. Vabandust. Seda uuesti läbi elada. Ma saan aru. Võta rahulikult. Cherry ütles Karile, kui ma rääkisin, et mu ema andis meile sel hommikul mõned tabletid, mida võtta. Ja ta ütles meile, et tuua need linned ja selle masina, millega ta T-särke teeb, panna need autosse. Ja nad tegidki seda. Ja ta ütleb, mu ema käitus imelikult. Ja nii. Mu ema istus autosse, sõitis autoga mööda tänavat, tuli tagasi ja andis meile mõned tabletid, mida võtta. Ma võtsin oma tabletid ja hoolitsesin tema tabletide eest, aga Kerri võttis oma tabletid ise. Ja poisid võtsid oma tabletid. Nii, need olid unerohud, sest ma tean, et nad jäid magama. Ja tal olid need 12 väiksemad, 3-aastane ja 1-aastane. Ta pani nad koridori põrandale pikali. Ja tal oli plaan. Ta ütles, et valas bensiini poiste tuppa. Siis valas ta bensiini meie tuppa. Ja ta läks tagasi. Ta ei jääna meie juurde. Ta lihtsalt ütles. Ta tähendas Bibi. Yeah. Ta tuli tagasi ja süütas tule poiste tualetis ning nad võtsime suitsulõhna. Ja siis
Ta tuli ja süütas tule meie toas. Aga see ei õnnestunud. Ja me võtsime Keit ütles, et ta võttis rätiku, mõte lina, ja viskas selle aknast välja, ning see läks välja. Ja ta läks aknast alla ja ta ehmus, ning tahtis tagasi üles tulla ja see hoidis tal käes kinni. Ja siis Carri ütles talle, ei, ära tule tagasi üles. Lihtsalt hüppa alla. Ja Carri ütles, et ta hüppas järgmisena alla. Ja siis Faye. Ma loodan, et nad pidid teda aknast välja juhendama. Ta lihtsalt seisis aknas ja tooli koos suure tüdrukuga ning ütles, tule, tule, tule. Sa pead sealt välja tulema. Sa pead siit välja tulema. Nii et see polnud suunatud otseselt kellegi konkreetse poole. See lihtsalt juhtus nii. Aga mis Vikile kõige rohkem meelde jäi, ei olnud ainult see, mida talle öeldi. See on tunne, et ta ei teinud piisavalt, et oma lapselapsi aidata, kui tal veel võimalus oli. Ma ütlen lihtsalt, et ma annan endast parima. Ma tahan oma lapselapsi ja tahan anda endast parima. Tead teha seda, mida ma pean tegema. Et neid aidata ja nad enda juurde saada. Või mida iganes. Ma ei taha, et nad läheksid kellegi teise juurde enne mind. Anna mulle võimalusel enda juurde saada. Ja kui sulle ei meeldi, kuidas ma neid kasvatan, siis tule minu kallane, aga ära võta neid mult ära. Niisama lihtsalt. Võib-olla tegin vea, et ei toonud neid endaga koju tulles kaasa. Ma lihtsalt tundsin nii. Mõtlen, nad läksid võõraga kaasa ja tahtsid jääda oma isa juurde. Nii ma oleksin asja ainult hullemaks teinud. See oli halb valik. Ma ei teadnud seda. Kui ma oleksin teadnud, et nad tulevad mulle järele, kas sa arvad, et ma oleksin nad maha jätnud? Ei. Ma ei usu, et keegi teadis. Ka sina mitte, Viki. Sa tead. Sa tead. Jaa, ei täpselt. Meie ei teadnud. Nii et see on, tead küll. See on kõik sinu peas. Okei. Ma kuidagi tunnen, et see oli... Ma oleksin pidanud olema see ema, kes jäi. Tead, Rikki ei ole enam sellises vanuses laps. Ta on täiskasvanud mees ja tal on oma laste osas valikuvõimalus. Nii et siis see pani mind tundma, et ma oleksin pidanud ütlema. Ei, nad love minuga. Nüüd, kui see juhtus, oleksin pidanud sinna jääma. Sest ma ütlesin talle, selle põhjal, mida ma tean, kui te kõik siia tulete, siis nad lähevad kooli. Ja ma mõtlesin seda tõsiselt. Ja ma ütlesin talle, et mind ei huvita, mida sa ütled. Ma saan teada, millal nad kohal on ja nad lähevad kooli. Ja ta ütles, olgu, ema. Tead küll, aga ma oleksin pidanud välja astuma, kui ma selle eest ka... mõtlen oma peas, et sa oleksid pidanud ka selle eest välja astuma. Kuid kõige kõnekamad kirjeldused sellest, mis kodus toimus, ei tulnud täiskasvanutelt. Need tulid lastelt, kes seal elasid. Kas sa tunned end kodus turvaliselt? Ma peaksin end kodus turvaliselt tundma, aga ei, ma ei tunne end kodus turvaliselt. Miks nii? Sest ema pani maja põlema. Ja ma kannan, et kui ta majja tagasi tuleb, siis ta võib jälle proovida meid tappa. Te kuulete kohe kohtuekspertiisi uurijat, kes intervjeerib üht Arleeni ellu jäänud last. Et kaitsta laste privaatsust, oleme nende identiteedi varjanud ja nimetame seda last FP-ks. Ja FP ütlused lisavad uurimisele veel ühe kihi. See viitab justkui ettekavatsetusele. Aga kuidas siis ema majas tulekahju algatas? Noh, ta pani meie tuppa õli ja viska teise kohta majas. Ja siis ta tegi midagi, et õli sütiks ja tekiks tuli. Meie toas. See oli ainus kord, kui ma tõesti nägin, sest uks oli kinni ja ta leskis meil mitte välja tulla. Aga ja see juhtus täna. Mis? Milles see õli oli? See oli bensiin. See oli mõeldud näiteks muruniiduki jaoks või millekski selliseks. Okei, nii et see oli nagu bensiinikanister, millega sa täidad oma muruniidukit. Okei, ja kas see oli ikka veel kanistris või vaasta selle välja? Ta valas selle põrandame. Okei, kas ta valas seda veel kuskile mujale? Ta valas seda käe peale ja ma arvan, et see oli tõenäoliselt eeutoas. Ja võib-olla koridoris või köögis. Kas te peate võtma ravimeid või midagi sellist, et magama minna või mõnel muul ajal? Ei, aga eile andis ema meile ravimit. See oli unerohi.
ma arvan, et ta proovis meid magama panna, et me ei teaks, kas mina alustasin seda. Ja ta kavatses majast lahkuda ja meid majja tuua. Kas see ravim oli midagi, mida sa jõid või oli see midagi, mida sa alla neelasid? Neelasin alla. Kas sa mäletad, mis värvi see tablett oli? Üks oli sinine ja sellel oli kirjas PM. Sellel, olgu. Üks oli punane ja kollane. Nii ma ei teadnud, mis see oli. See võis olla mu vitamiin, ma ei tea. Nii et ta andis sulle 2 tabletti. Calm. Üks sinine ja üks punane ja kollane või sinine, punane ja kollane. Ta andis meile 1 sinise ja 2 punast ning kollast. Olgu. Ja kas kõik said tabletti? See oli minu beebi. Kas beebi neelas tableti alla? Ei, ta lihtsalt pani selle tema pudelisse. Mille sisse? Tema pudelisse, okei. Selle põhjal, mida FB kirjeldab, on tema ema väidetavalt varemgi üritanud tappa. Kas emme on kunagi varem üritanud teid tappa? Ei, aga tema küll. Ta tõesti üritas issit noaga tormata. See juhtus mitu korda. Ja sa nägid seda? Ma ei näinud seda, ma lihtsalt kuulsin seda. Kas ta tõmbas täna noa välja? Ma ei tea, ma ei tea. Ta tõmbas beebi vastu noa välja, aga ta ei tõmmanud kellegi teise vastu nuga välja. Aga ma arvan, et just nii ta tegigi. Nii et ta tõesti tõmbas. Sa nägid, kuidas ta täna beebi vastu noa välja tõmbas? Ei, aga ma kuulsin, kuidas beebi lihtsalt tavaliselt nuttis ja siis kuulsin, kuidas ta kiius ja karjus. Ja siis kuulsin, et ta lõpetas nutmise ja ma arvasin, et ta torkas teda noaga või tegi midagi, et ta põrandale panna. Ma ei tea. Kas ta on teda varem põrandale visanud? Ei, ta pole teda kunagi põrandale visanud. Kas ta on kunagi kedagi teistest torganud või proovinud torgata? Ei, ta ei teadnud, ta pole kunagi proovinud seda teha. Kas ma olen seda sinult küsinud? Kas politsei on sinu kodus käinud juba enne tänast? Nagu mõne teisel korral? Ei, see oli esimene kord, kui nad tulid. Hästi. Kas sa tead, mida ma mõtlen selle all, et emme ähvardad? Nagu sa ütlesid, et emme üritas teid täna tappa selle tulekahju pärast. Kas ema on kunagi öelnud, et ta tahab teid tappa või midagi sellist? Ei. Kas sa oled kunagi kuulnud, kuidas ta su isale ütles, et tahab teda tappa või midagi sellist? Ta ütles küll. Räägi mulle sellest. Noh, ühel korral ta ütles talle seda, aga ma mäletan ühte korda, kui nad rääkisid telefonis oma sõbrannaga. Ja nad rääkisid emmes. Ja siis emme ütles, et ta tapab meid kõiki, kaasa arvatud oma sõbra. Ma ei suuda uskuda, mida ma kuulen. On tõeliselt südantlõhestav kuulata kõike seda, mida tema ja ta õed-vennad pidid läbi elama kohas, mis peaks olema turvaline. F-Beats nooremõde, keda me nimetame C-Beaks, mäletab üht pilti väga selgelt. Üks kord oli ta meie vastu kena, kui ta meile asju andis, aga ta ei öelnud midagi, kui me talle tänasime. Ta oli lihtsalt vait. Ja ta naeratas kogu aeg. Ja siis me nägime, kuidas ta oma asju pakkis. Me küsisime temalt kogu aeg, kas ta lahkub. Ja ta ütles, et ta ei lahku. Ja siis ta lihtsalt naeratas kogu aeg ja tegi asju, mida ta tavaliselt ei teinud. Ja millal emme selle sai? Ja sa ütlesid, et ta valas bensiini. See oli siis, kui oli magama mineku aeg. Magama mineku sai? Ja kuhu emma bensiini valas? See oli akna juures ja see oli millegi sellise juures. Noh, me olime kurandal. Prügikastides. Ta valas need sinna alla. Prügikastidesse. Ta pani selle akna juurde. Akna juurde? Olgu. Ja kas ta tegi seda igas toas või ainult teatud tubades? Tegi, sest ta läks poiste tuppa. Ja ma arvan, et ta kontrollis meid, et veenduda, et me magame, et ta saaks tule süüdata. Ja Face ütles, et ta arvab, et emmel oli nagu üks neist pulgaga süütajatest, millega küll neid süüdatakse. Ta arvab, et emmel oli see ja ta pani selle õli sisse. Olgu uuesti. Ja siis
ma arvan, et Tiigi ütles, et ta oleks taga aeda. Et ta ise põlema ei läheks. Aga ta ei pannud meie toas tuld põlema, ma arvan, sest me ei maganud. FB ja CB 9-aastane õde, keda me nimetame HB-ks, ütleb, et ta ei tundnud end kodus alati turvaliselt. Nagu tema õed ütleb ta, et talle anti samuti tablett, mis pidi ta magama panema. Siis andis ta meile unerohu. Ta andis teile kõigile unerohu. Kas ta pani teid oma tubadesse minema või kuhugi mujale? Ta tahab, et me jääksime tuppa ja läheksime magama. Ja, mis Phil? Kas sa saad mulle öelda, kuidas see ravim välja nägi? See oli helesinine. Sellel olid ussid peal. Kas see oli tablett, mille pidi talle neelama? Ja sellel olid triibud peas? Sellel olid ussid peas. Olgu, hästi. Ja kui palju sa pidid neid võtma? Ühe. Kas ta andis kõigile ühe? Kas ta andis 2 väitesele ka ühe? Olgu. Ja nad neelasid tableti alla? Olgu. Kas teil on igal õhtul vaja unetabletti võtta? Ei. Olgu. Miks just täna õhtul? Sest ta üritas meid magama panna ja siis tahtis gaasi sisse lülitada ja maja põlema panna sinu toas. Mis toas? Ja see oli tüdrukutuba. Teie magamistuba. Ja kus poisid olid? Nad olid oma toas. Ja kas 2 väikest olid ka poiste toas? Ja kus ema oli? Ta oli oma toas. Ja ma arvan, et ta läks ka kööki. Olgu. Hästi. Ja kuidas ta tule süütas? Ta annistas süüa. Ma arvan, et ta kasutas gaasi süüa tehes või. Olgu. Ja millal sa said teada, et maja põleb? Kuidas sa teada said? Sest ma tundsin seda lõhna. Olgu. Kuidas sa välja said? Me lahkusime akna ja lihtsalt hüppasime aknast välja. Olgu. Hästi. Ja kas sa elad majas või korteris? Me elame majas. Kas see on 1- või 2-korruseline? See on 2-korruseline. Ja kus asus sinu magamistuba, tüdrukutuba? Ülemises toas. Olgu. Ja te kõik hüppasite aknast välja? Kas sa kandsid seda voodisse minnes? Olgu. Nii et sa kandsid seda ja siis lihtsalt hüppasid välja sellega, mis sul seljas oli? Olgu. Ja kuna teid on 3 tüdrukut, siis kõik 3 hüppate räia. Ja mis siis juhtus? Ja siis me kukkusime maha ja siis oli valmis. Ma läksin ja proovisin tüdrukut aidata. Sa proovisid tüdrukut aidata ja läksid ning rääkisid sellest naabritele. Kas te lõpuks läksite sinna? Kas sa tead nende inimeste nimesid? Ja mis tal viga oli, miks sa pidid teda aitama? Sest tal oli jalg valus. Hästi. Kas sa tead, kas keegi teine veel majast välja sai? Ei. Sa ei tea, kas poisid said välja? Ei, nad ei tulnud välja. Nad ei tulnud välja. Nad ei tulnud välja? Nad ei tulnud välja. Olgu, kas ema oli täna vihane või kurb või õnnelik? Ma ei tea. Enne tulekahju? Ta oli õnnetu, kui tulekahju juhtus. Ta oli enne tulekahju õnnelik. Kas sa tunned end ema läheduses turvaliselt? Mitte kogu aeg. Mitte kogu aeg. Kas sa tundsid end täna emaga turvaliselt? Mitte siis, kui ta restis meil toas püsina. Miltoes? Selles. Mägamistööl. Olgu. Ja miks ta restis teil kogu aeg toas püsida? Sest ma ei teadnud, kas ta tahtis, et tuli meid põletaks või midagi sellist. Kas sa kardad, et ta teed sulle haiget? See juhtus vist ainult 1 korra. Räägi mulle sellest 1 korrast. See oli täna. Kuidas ta püüdis sulle täna haiget teha? Sest ma arvasin, et ta üritas meid tulega põletada. Olgu. Kuidas saaksid sa üldse sõnadesse panna seda, mida need tüdrukud läbi elasid? Ainult 4 Bristeri last
jäid selles õuduste majas ellu. Darlene Bristerit süüdistatakse 3 tahtlikus mõrvas. 3 süüdistust kuriteo toimepanemise käigus toime pandud mõrvas, 2 süüdistust raskendatud kallaletungis, 1 süüdistus esimese astme süütamises ning 7 süüdistust esimese astme laste väärkohtlemises. Ta hoitakse Pauldingi maakonna vanglas ilma kautšonita. Pärast Darlene'i arreteerimise uudist näib tema abikaasa Ricky šokeerivalt tema kaitsel asuvat. News Station 11 Alive'ile antud intervjuus ütleb Ricky Brister, et ta armastab Darlene'i endiselt. Ta ütles väljaandele, tsiteerin: "Ma tean, et see oli vaimse tervise probleem. Me üritasime abi saada. Tema vastu ei ole mingit viha. Ma olen kindlasti haiget saanud sellest, mida ta tegi, aga ma pean ikkagi edasi liikuma." Reporter küsib Ricky Bristerilt, kas ta annab Darlene'ile andeks. Ricky vastas: talle oli juba andeks antud. 2022 aasta 1 septembril teatasid prokurörid, et nad taotlevad Darlene'ile surmanuhtlust. Pauldingi maakonna ringkonnaprokurör Matthew Rollins ütles, et see oli otsus, mida tema büroo pidas toime pandud kuritegudega võrdväärseks. Kuid Darlene Bristeri juhtum ei jõudnudki kunagi vandekohtu ette. 2024 aasta veebruaris sai Darlene Brister prokuratuuriga sõlmitud kokkulepe, mille järgi määrati talle 3 järjestikust eluaegset vanglakaristust oma 9 kuu vanuse lapse surma eest, 3-aastase lapse ja 5-aastase lapse surma eest. Ta kannab oma eluaegseid vanglakaristusi Pulaski osariigi vanglas Hawkinsville'is, Georgias. Mis puudutab tema ellu jäänud lapsi, siis nende praeguse elu kohta pole palju avalikustatud. Ainus, mis järele jääb, on lootus, et nad on turvaliselt hoitud ja nende eest hoolitsetakse pärast kõike seda, mida nad on läbi elanud. Suur tänu, et liitusite minuga sellel episoodil. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.